ma mõtlesin lihtsalt selle tagasisidega, see on niisugune natuke intrigeeriv teema ka, et kuidas sa ise näed, et kas see tagasiside andmine ei ole ka mõnes mõttes niisugune lõks, et sellest inimesed võivad nagu sõltuvusse sattuda ja see subjektiivne tagasiside just, et ma kogu aeg pean kelleltki teiselt saama mingisugust nagu vastuimpulssi, et siis olla õnnelik. See võib absoluutselt olla. Ja täna ka ma püüan rohkem rääkida sellisest nähtusest nagu tagasiside kultuur meeskonnas ja selle loomisest meeskonnast, mis tähendabki siis sellise meeskonnakultuuri või sisekliima loomist või kujundamist teadlikult, kus tagasiside ei ole miski, millest ka sõltuvusse jäädakse, ei ole miski, mida kardetakse, vaid see on normaalne suhtlusvorm. Et me tegelikult ju tagasisideks nimetame, et ma annan sulle teada ja ma üldjuhul tehakse seda ikkagi nagu headest soovidest lähtuvalt, et sa loodad, et mingi asi, mille sa tõstatad ja reflekteerid ja adresseerid, sa loodad, et teine võtab selle kuulda ja ta saab nagu ennast parandada. Aga kui nüüd see keskkond ei ole piisavalt turvaline, siis see teine osapool võtab seda kriitika ja rünnakuna. Aga ka selles kontekstis, nagu sa mainid, et tõepoolest mõnel on see validatsiooni saamise vajadus nii palju kõrgem, et ta funktsioneeribki ainult siis, kui ta saab oma partnerilt kogu aeg kinnitust igal hommikul, igal õhtul. Ta võib-olla vanematelt ei saanud seda piisavalt, ta otsib seda kogu aeg nagu väljastpoolt, võib-olla läbi oma riietuse, oma saavutuste. Ja kui inimene ise seda läbi ei näe, siis absoluutselt ma arvan, tal võib olla päris keeruline, sest et talle tundub kogu aeg, et keegi teda ei hinda, keegi teda ei väärtusta ja tema paneb selle vastutuse juhile või oma kaaslastele. Aga see võib mingid piirid ületada, ma olen sellega absoluutselt päri. Ja ma mõtlengi, et see on ju juba läheb selle enesejuhtimisega nagu vastu olla, et kui ma nagu pidevalt toetun nagu kellegi teise arvamusele, aga ma olen ka sellega nõus, et et kuidas nagu inimesed mõtestavad seda tagasisidet, on ju, et me oleme oma meeskonnast ka arutanud, et me tihti ei saagi aru, et see on tagasiside, et me midagi arutleme, keegi nagu juhib millelegi tähelepanu, on ju, ja see ongi nagu selline normaalne suhtlus, on ju, aga et jah, et tegelikult kui sa hakkad mõtlema, siis see ongi tagasiside, on ju. Absoluutselt. Väga hea, tore sa selle küsisid, et kui tekib veel küsimusi, et siis kindlasti julgelt täpselt samamoodi sekkuge, sest et see on delikaatne teema ja see on tegelikult päris selline sügav teema, et väga lihtne oleks tulla siia teie ette ja anda kätte 4 mingisugust põhilist tagasiside meetodit, mida soovitatakse ja öelda, et see ongi tagasiside, aga tegelikult kuidas see programm tekkis, mul 2-päevane selline põhjalik kursus selle kohta. Ma olin umbes 5 aastat seda tunnustava juhtimise programmi teinud ja üks selliseid valulisemaid tagasisidesid, mis sealt oligi see, et ma sain nii hästi aru, et mul on vaja oma inimestele anda rohkem tagasisidet, nendega rohkem rääkida, aga ka saada rohkem tagasisidet. Aga samal ajal ma püüan neile seda anda, nendelt rääkida või küsida, aga inimesed ei räägi. Ja selline huvitav nagu paradoks oli, et kui inimestega rääkida, siis kõik tegelikult tahavad ju oma arengust kuulda. Me tahame tegelikult ju hästi hakkama saada oma töö juures, me tahame ju kasvada, aga selleks, et kasvada, meil on vaja teada, kuidas meil läheb. Aga nüüd, kui keegi hakkab meile ütlema seda, kuidas meil läheb, siis tihtilugu tekib meil sellele kaitsereaktsioon. Ja see on selline huvitav nähtus ja mõnes mõttes see oligi selline stardipunkt.